Iraani elektrivõrk kukub kokku, samal ajal kui Trumpile soovitatakse vallutada võimas ja strateegiline Hargi saar. Islami režiim hakkas kogu Iraani territooriumil kehtestama planeeritud elektrikatkestusi, just siis, kui uus USA rünnakute laine tabas Bukserit, Shabahari, Yaski, Konaraki, Abu Mussat ja Bandar Abbast. Vaata nüüd, mis siin juhtus. Ei olnud, ma vannun Jumala nimel, see on reaktiivlennuk. See ei ole tõsi. Ma vannun elektri nimel. Tõesti, Jumal on tunnistaja, ma vannun. Kallis, 7 inimest. Vannu Jumala nimel. Jumal teab, praeguseks on neid 8. See on lehm. See on lehm. Mina ütlen sulle, et riigiettevõtte Tavani hakkas elektrikatkestustest teavitama 2 päeva ette ja palus tarbimist vähemalt 10% võrra vähendada. Sest lõunas võib kuumus ületada 50 kraadi ja nõudlus võib ületada 75 500 megavatti. Samal ajal kaitses endine Ameerika Ühendriikide keskväe juhatuse ülem kindral Frank McKenzie seisukohta, et Washington peaks kaaluma Hargi saare hõivamist, mille kaudu liigub ligi 90% Iraani nafta ekspordist. Seda võimalust on Ameerika Ühendriikide ametnikud juba arutanud kui viisi tabada rahastamisallikat, mis hoiab režiimi töös. Üle 50 000 Ameerika Ühendriikide sõjaväelase on jätkuvalt Lähis-Idas mobiliseeritud. Ameerika Ühendriikide surve on laienenud rannikualale, mis on seotud mereväekaitse ja Teherani võimega ohustada laevu. Elektrivõrk paljastab veelgi sügavama nõrkuse. Süsteem kannatas juba vanade elektrijaamade, investeeringute puudumise, seadmete kaotuse ja tegelikust võimsuses suurema tarbimise all. Sõda kiirendas probleemi. Iraani ametivõimudele omistatud andmed näitavad tuhandeid kahjustatud punkte ja tuhandete megavattide kaotust. Registre poiste tegevused Z põrandal. Räägi see. Kuna suvi suurendab tarbimist ja termomeetrid näitavad lõunas üle 50 kraadi, otsustas valitsus jagada elektripuudust linnade, tööstuste ja teenuste vahel. 2-päevane etteteatamine kinnitab, et katkestus ei ole enam juhuslik, vaid on muutunud riiklikuks hädaolukorra poliitikaks. Kriis jõuab esmalt elanikkonnani. Majad jäävad ilma jahutuseta, veepumbad võivad seiskuda, ettevõtted kaotavad kaupu ja tehased vähendavad vahetusi. Tööstus seisab silmitsi kuni 2-päevase normeerimisega nädalas. Iga tund ilma elektrita vähendab tootmist ja suurendab vananeva võrgu taastamise kulusid. Just siin satub karg surve keskmesse. Saar toimib riigi peamise nafta eksporditerminaalina. Axios teatas, et see koht käitleb ligi 90% Iraani eksporditavast toornaftast. Märtsis tunnistasid USA ametnikud, et Donald Trump kaalus saare hõivamist, kui Teheran jätkab mereliikluse blokeerimist. Valge Maja väitis, et ühtegi otsus polnud veel tehtud, kuid kirjeldas kargi kui võimaliku majandusliku lööki, mis suudaks katkestada režiimi rahastamise. Frank McKenzie tõi selle võimaluse taas arutellu. Kindral kinnitas, et Ameerika Ühendriikidel on võimekus kontrollida Hormuzi väina või kargi terminali. Tema arvates ilmnevad tõelised järeleandmised alles siis, kui surve ohustab otseselt režiimi ellujäämist. Kargi hõivamisel oleks selge eesmärk. Teherani rahakraani kontrollimine. Iraan sõltub naftast, et saada välisvaluutat, rahastada importi ja ülal pidada riigimasinad. Iraani naftaminister Mohsen Paknejad kinnitas 14 juulil, et eksport jätkub tavapäraselt ka pärast Ameerika Ühendriikide sanktsioonidega seotud ajutise loa tühistamist. Avaldus püüab näidata vastupanuvõimet, kuid paljastab ka, miks saar on nii tundlik. Kui müük jätkub, annab karg režiimile endiselt hapnikku. Kui terminal suletakse või võetakse kontrolli alla, suureneb majandussurve järsult. Majandus on juba peaaegu piirini jõudnud. Rahvusvaheline valuutafond prognoosib Iraanile 2026 aastaks 5,4% majanduslangust ja 68,9% inflatsiooni.
See tähendab ostujõu kaotust, nõrgenenud valuutat, ettevõtete võimetust planeerida ja suuremaid taastamiskulusid. Tekib funktsionaalne pankrot. Režiim on endiselt relvastatud, kuid annab vähem energiat, vähem stabiilsust ja kehvemaid elutingimusi. Mereblokaadi taastamine suurendab seda survet. Eesmärk on nüüd takistada Teheranil oma sadamaid tavapäraselt kasutada, ilma et sulgetaks läbipääsu. Laevade läbipääs, mis ei riku blokaadi. Lennukikandja George A.W. Bush tugevdab kampaaniat. Laev on olnud keskkomando piirkonnas alates aprillist ja Ameerika Ühendriikide meremehed on viimastel päevadel piirkonna vetes lennuoperatsioone läbi viinud, kuna Ameerika Ühendriikide tankimislennukid jäävad samuti Iisraeli Ben Gurioni lennujaama. See tegevus näitab, et Washingtonil on vahendid missioonide pikemaks kestmiseks. Tunnistajad ütlesid, et kuulsid lennukeid lendamas kesk- ja lõunaosa linnade kohal. Trump avaldab survet kahel rindel. Sõjaline jõud hävitab radareid, rannikusüsteeme, droone, paate ja raketipositsioone. Majandussurve surgeb sadamad, ohustab naftat ja muudab kauba võimalikuks läbirääkimiste vahendiks. Saare okupeerimine nõuaks Iraani pinnal vägesid. Teheran peab samaaegselt rahastama sõda, parandama infrastruktuuri, ohjeldama inflatsiooni, säilitama avalikke teenuseid ja vältima sotsiaalset mässu. Käsk vähendada elektritarbimist 10 võrra näitab, et suve normaalseks läbimiseks pole piisavalt energiat. Hark näitab, et suur osa Iraani tuludest läbib ühte haavatavat punkti. Režiimile jäänud valik on mõru. Kui Hormusi väin jääb suletuks ja laevu rünnatakse edasi, suureneb tõenäosus kaotada Kharki, saada uusi rünnakuid ja näha blokaadi karmistumas. Taganemine säilitab osa majandusest, kuid hävitab Teherani jõukuvandi, mida kasutatakse elanikkonna kontrollimiseks ja piirkonna hirmutamiseks. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt, kasutades ekraanil kuvatavat piksivõtit. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie panus aitab meil jätkata. Aitäh!